Tere tulemast vaatama lühikeste laivide seeriat, kus siis igal nädalal on fookuses mõni virtuaalne assistent. Ja mina olen Liina Ostumaa, ma olen assistendikooli asutaja ja minuga on täna siin virtuaalne assistent Kristi Koora. Tere tulemast, Kristi! Ma esitan sulle kohe 5 küsimust. Tere, Liina! Ja tere teistele ka, kes meid jälgivad. Ma küsin su käest, et oled sa kindel, et me praegu laivis oleme, sest Jaanika kirjutas mulle, et ta ei näe seda pilti. Kas ta on õiges grupis, huvitav? Ma näen, et ma olen laivis. Okei. Nüüd on. Ja, olemas. Lihtsalt peab värskendama seda lehte ka ja tegelikult võib siin tekkida ka segadus, et kus me laivis oleme, sest me ei ole siin lehel olnud laivis, et kõik on harjunud, et me oleme laivis seal Eesti virtuaalsed assistendid Facebooki grupis. Aga see on uus laivide seeria ja mul on hea meel kõiki vaatajaid siin tervitada. Kes ei saa kohe alguses siin koha peal olla, siis saab seda järele vaadata ja ma esitan kohe nüüd 5 küsimust Kristile. Ja kui vaatajatel tegelikult on küsimusi, te võite laivi alla kommenteerida, et me küll selle lühikese laivi jooksul ei jõua ilmselt neid kuulajate küsimusi võtta, aga Kristi saab pärast minna siia selle laivi alla ja üle vaadata siis ja küsimustele vastata. Nii et kõik küsimused on ikkagi teretulnud. Nii et tere tulemast, Kristi! Tutvusta ennast nüüd lühidalt. Kes sa oled, kust sa tuled? Ja, tere! Mina olen Kristi ja olen 2 täiskasvanud lapse ema. Üks on poiss ja teine tüdruk mul, aga nad on täiskasvanud ja väga suures osas on nende kasvatamine ja minu endine töö olnud see põhjus, miks ma olen siin, kus ma praegu olen. Et ma olen eluaeg olnud jurist, aga nüüd olen jõudnud hoopis teise ameti peale. Nii vägev juriidiliste kogemustega virtuaalne assistent. Aga kuidas jõudis üldse sinuni see mõte virtuaalse assistendina alustada? Suht kavalalt. Et eelmise aasta alguses juhtus minuga selline asi, et nagu ma korra mainisin, et ma olen eluaeg jurist olnud, 2 täiskasvanud last, aga need 2 täiskasvanud last, et mõlemal on olnud palju terviseprobleeme ja ühel lapsel väga palju koolikiusamist ja selle koolikiusamise kõrval oli mul see väga sisukas juristitöö, et viimased 3 aastat ma olin pangas ja seal oli ka väga palju tööd, et üks hetk ma lihtsalt tegelikult ise ei pannud seda tähelegi, aga mu organism ütles üles ja ma eelmine aasta põlesin täitsa läbi. Ja siis ma mõtlesin, et ma võtan nüüd aja maha ja tegelen ainult sellega, mis mulle meeldib. Ja siis ma hakkasin enda hobiga makramee asjadega tegelema ja mõtlesin, et proovin teha sellest oma hobist väikse äri. Ja hakkasin Instagramis rohkem postitama. Sattusin Katriin Manguse koolitusele ja seal oli üks tüdruk, sina, Liina, ka kindlasti tead, äkki ta vaatab meid ka, on üks Kadri Türgist ja siis temal oli tutvustus, et ta on e-assistent. Ja mulle, see tundus mulle nii kauge töö, nii kauge amet, ma ei saanud sain aru, mis see tähendab, aga ma jätsin selle sinna paika, mõtlesin, et nii äge, et selline asi on olemas. Läksin oma asjadega edasi. Et ma suvel olingi praktiliselt terve suve olin kodus, parandasin oma tervist, puhkasin, tegingi ainult seda, mis ma tahtsin. Et mul on suur aed, mul on roosiaed, mul on samamoodi koer, kellega mul oli palju tegemist. Ja vaikselt tegin oma makramee asju. Ja siis sügisel võtsin Katriini kursuse ja läksin 8 kuuks USA-sse puhkama ja siis sattusin Kaioja koolitusele, et see oli mingi selline asi, et pealkirjaga kuuajaline, et kui teised saavad, miks mina ei saa. Ja siis ma kuulasin Kaid ja siis ma mõtlesin, et okei, ma võtan selle koolituse ja siis samal ajal hakkas Liina Ostumaa mind kogu aeg kummitama. Lihtsalt sa tulid mul Facebookis igal pool ette ja siis ma hakkasin vaatama seda ametit rohkem, võtsin Sveni koolituse, Sven Nuumi nullist mikroäriga alustamine, võtsin fotografeerimise kursuseid, et enda makramee äri edendada ja siis nii oligi, et jõudsin sinu virtuaalassistendi koolituseni ja siis ma tundsin, et see on see, mida ma teha saan, ma saan need 2 asja ühildada mõnusalt,
ja ma saan kodus teha seda, mida ma tahan, ma olen oma aja peremees, nii selle ameti mõttes kui makramee tegemise mõttes. Ja nii ma selleni jõudsin, kus ma praegu olen. Läbi põlemisest jõudsin siia ja oma hobidega seoses. Nii vägev ja tegelikult see ka äge, kuidas sulle erinevates kohtades hakkas see silma jääma ja tegelikult neid mõtteid tekitama, et kuidas see tegelikult... Üks väike armas kummitus igal pool ja võt see Kaio koolituse lõpus ka, ja sina olid minul see nii-öelda nõustaja, eks ju, kellega meil see lõpuvestlus oli ja siis ma ütlesin, see on märk sellest, et see on minu jaoks. Ja kuna ma olin õppinud seda sotsiaalmeediast, Instagramis nagu turundamist ka natukene, Katriini koolitusel ja see oli nagu nii põnev, mis mind nagu köitis kõik see video tegemised ja see tehniline pool, et ma üldse ei mõelnudki, et kõik need asjad omavahel siduda ja COVID ajal sai neid kaugtöödi palju tehtud, Teamsi kõnesid ja Zoomi kõnesid ja koosolekuid, et ma mõtlesin, miks mitte proovida nagu. Ja nii vägev tegelikult, et sa tõid siin välja ka tegelikult kõik need koolitused, mida sa juba nagu võtsid, sest mina näen, et tegelikult kõik need koolitused, mida sa enne virtuaalse assistendi koolitust võtsid ja sinu see kogemus, pank ja juriidiline valdkond ja kõik siis need mikroäri kursus, eneseareng, siis sa mainisid veel Instagram, sotsiaalmeedia ja fotograafia, tegelikult need kõik aitavad sind selles virtuaalassistendi ametis. Ja mul on ikka see tehnika huvi, et asjadesse viimse peensuseni minna, et see on see, mis mind köidab. Ja mis ma veel võtsin, mida ma ka teistele kindlasti soovitan, oli Nullist OÜ. Ettevõte teeb sotsiaalmeedia spetsialisti meistriklass. Ja see oli väga äge. Seal õpetas veel copywritingut, seal tõi välja, mis on Facebooki ja Instagrami erisused, kuidas neid ühildada, mida kindlasti lahus hoida ja kõik reklaamid. Ja nüüd praegusel hetkel ma läksin kodulehtede tegemise kursusele, mida Marika teeb. Et seal on just see, et kuidas nagu ettevõtetele seda teenusena pakkuda kõik, mis WordPressis toimub ja kujundamine ja kuidas seda teha chat GPT-ga ja kõik sellised põnevad asjad. Ikka see tehnika värk käib mul kõrval minuga kogu aeg. Super. Sa natuke juba lühidalt mainisid ka, aga mis sa tooksid välja võib-olla siis, mis on need kõige lemmikumad tööülesanded, milles sa saad klienti aidata ja mis sul kõige rohkem silma särama paneb? Mida sa tunned? Tegelikult ongi see sotsiaalmeedia haldamine, kujundused. Ma kujutan et kõik, mida seal üks asi, mida Canvas saab teha, teine asi on, mida Instagramis ja Facebookis otse saab teha. See on omamoodi selline mõnus nikerdamine, aga mulle tundub, et see sobib minuga ja ka minu loomusega, et ma olen siin virtuaalassistente ka aidanud, et nende värvide valikul, millised on nende brändi värvid, et mõne inimese puhul, kui ma vaatan talle otsa, ma tean, mis need värvid peaks olema, kuidas need matchiks, kuidas need ta kodulehel või logos kokku sobiks, et see on mulle nagu hingelähedane teema. Koolide tegemine, see on mingi oma trikkide, värkide, nippide lisamine, et see on see, mis silma särama paneb. Seda tegelikult on praegu ka minu meelest näha, sest kui ma vaatan sinu videopilti, siis minu meelest kõik väga hästi matchib. Nii et kohe näha, et see on sinu tugevus. Aga makrameed sa juba mainisid ja sa mainisid natukene lühidalt ka koeri, et sulle koerad meeldivad, aga mis üleüldse sinu hobid on, millega sulle meeldib töö välisel ajal tegeleda või kui ma räägin siin nagu virtuaalse assistendi tööd, siis et mis on sinu need hobid ja huvialad veel? Need mõlemad virtuaalse assistendi töö ja see makramee, need on kõik sellised, kus sa oled nagu tubane ja suht istuv töö, et ma võtsin omale koera 3 aastat tagasi ja siis see minu armas Samojeedi koer on see, kes on mind utsitanud iga päev õue minema ja vähemalt tunni ajase jalutuskäigu tegema. Aga siis, kui ma selle koeraga jalutasin, siis ma vaatasin, et meil on hästi palju metsaradu siin Tabasalu lähedal, et ma olen Tallinna lähedal Tabasalus, ja ma nautisin neid metsaradu ja vaatan, kuidas inimesed kevadistel ilmadel sügisel jooksevad must mööda ja mida see nii kadedaks, kuidas nemad suudavad joosta ja mina ei suuda. Ja siis ma
jah, aasta aega lihtsalt jalutasin koeraga, aga siis võtsin kätte ja hakkasin üksi õppima jooksmist. Ma tahtsin ka, et mis mõttes inimesed ajavad mind kadedaks ja ma ei suuda, ma ei oska. Ma tahan. Ja kui ma tahan, siis ma pean saama. Ja siis ma hakkasingi harjutama kilomeetri haaval. Võtsin endale Nike Running appi, kuulasin seal virtuaaltreenerit ja tänasel päeval ma jooksin 10 kilomeetrit nii, et mul on suu kõrvuni peas. Ja kui mul on see 10 kilti joostud, ma tunnen ennast nagu, ma oleks nagu tšempion, ma olen nagu suure saavutuse teinud. Ma tegin tund aega seda, mida ma olen kogu aeg tahtnud teha. 40 aastat mõtlesin, et ma ei suuda seda jooksmine. See oli minu jaoks õuduskuubis ennem, kui ma koera võtsin. Aga nüüd on seda lihtsalt nii mõnus teha ja ma naudin seda iga ilmaga. Ma olen talvel ka, lund sajab 15 kraadi, õues on külma. Teate, kui äge see on, et sa jooksed, sul on palav ja siis see lai lumi sajab sulle vastu, et hästi kiht on. Ja muidugi koeraga jalutamine ja mis ma veel koera osas, minu uus hobi, ma loodan, et hakkab olema see, et meil on järgmine kuu eksam, teraapia koera saab minu samaedi koerast, et see on ka selline suhtlus väljaspool nagu kodusein ja see, mis viib mu toast välja nagu. Et see samaed on selline naerusuune kutsu, et tahaks seda rõõmu teistega ka jagada. Ja kui veel see pakub teraapilist abi, siis miks mitte, et tegelikult, kui ma ta võtsin, siis oli see üks minu eesmärkidest ja nüüd praegu just üks päev tuli see võimalus, et panna ta eksamile kirja ja me teeme selle ära, et hakata sellest ka kuulma. Nii äge. Kas sul on ainult koer või sul on kasse ka või teisi loomi? Mul on 3 meinkuuni. Ma võin ühte veel siin näidata. Mul vahepeal tundus, et ma nägin kassi kõrva alla ääres. Mul on 3 meinkuuni ja nemad on sellised ateraapilised loomad nagu tegelikult. Ja ühe esimese kassi ma võtsingi, et kuna mul tüdrukul oli hästi palju koolikiusamist ja teine laps oli väga-väga tugev allergik, on ju. Ja näete, nüüd on meil 3 kassi, et nad on suht nagu allergiavabad, aga muidugi sellist asja ei ole olemas nagu allergiavaba loom. Et ma võtsime selle kassi nooremale tüdrukule selliseks teraapia loomaks ja see ongi siiamaani, et 8 aastat laps võtab igal õhtul selle kassi endale kaisu ja jääb magama. Nüüd on ta suur tüdruk, 19-aastane, aga see rituaal on ja kass teab, tema paneb lapse magama, nurrub nii kaua, kuni rahu majas ja ongi kõik hästi. Nii mõnus. Aga see makrameed mainis enne lühidalt. Mida sa teed makrameest üldse? Milliseid tooteid? Nendest on võimalik teha kõiksugu asju. Absoluutselt riietest, kõrvarõngasteni, seinakaunistusi, kotte, mida, võtmoided ja mida iganes, on ju. Aga mina nagu olen võtnud suuna, et ma nagu suuri asju, kardinaid, ma nagu ei kipu tegema. Mul ei ole sellist mõnusat ruumi. Ja ma avastasin sellise asja, et pimeda selendav materjal. Mulle meeldib teha selliseid unenäopüüdjaid, mis on pimeda selendavad. Nad nagu päevavalguses koguvad sellist päikeseenergiat ja siis õhtul see materjal nagu hiilgab pimedas, nagu selline fosforivärk. Ja need tegelikult rahustavad ja ma teengi selliseid ümmargusi, kuukujulisi, et kui kellelgi huvi on, et ma panen nagu lingi, et ma olen neid materjali ostnud ja nüüd vastu talve tahaks neid teha, et nad ka nagu rahustavad lapsi. Ja ma ise näen sellist kontseptsiooni, et see ongi see, et sa paned õhtul seina peale lapsevanemana, sa saad lugeda selle oma muinasjutu ka veel selle unenäopüüdja sisse, unenäopüüdjat vaadates ja muidugi see unenäopüüdja sümbol, et mida see tähendab. Ma usun, et see mul endal väikseid käbisi ei ole enam, aga täditütartel on, et need on sellised mõnusad, rahustavad ja sellised erilised asjad. Ja täiskasvanutele, mis ma teen, on käekotid. Mulle meeldib väga selline öökulli teema ja samamoodi seinakaunistused, need on nagu sellised elupuud ja öökullid, et ma teen selliseid karvaseid merino villaga öökulle, et need on ka sellised muinasjutulised, et nad toovad sellist hubasust ja eripära, iga inimese koju on ju, kes täiskasvanutest ei tahaks vahepeal istuda maha, vaadata seda seinakaunistust ja viia oma mõtted hoopis kuskile mujale maailma võib-olla.
Ja kindlasti jaga meile pärast seda linki, me paneme siia selle video juurde ka ja YouTube'is saab ka neid järele vaadata, need kõik salvestused lähevad YouTube'i ülesse, paneme sinna ka lingi ja kindlasti tasub silma peal hoida, ma olen näinud, kui ilusaid asju sa teed. Aga ma küsin veel 5. küsimuse ka, et anna üks soovitus ettevõtjale ja üks soovitus alustavale virtuaalsele assistendile. Mida sa tahaksid kaasa anda, mis mõtte? Alustavale assistendile ma annaks sellise soovituse, tule välja kohe oma teenustega, sellega, millega sa oskad, isegi kui sul ei ole veel ettevõtet või juriidilist keha, sul ei ole veel isegi oma seda ettevõtte lehte, tule oma Facebooki lehel välja nende teenustega, mida sa oskad, alusta väiksest asjast ja nii saad areneda, tood ennast nähtavale ja võib-olla ka näed, mida teised inimesed tahaks ja sooviks ja ennast edasi arendada. Iga asjaga, millega sa alustad, tule kohe välja. Et ma tean, mulle endal oli ka see blokk, et mida teised arvavad, mis nad mõtlevad, et mis mõttes ma olen nüüd eluaeg jurist olnud ja nüüd tulen virtuaalse assistendina. Et see assistent, ta võib isegi kõlada, see on mingi väike abiline, aga tegelikult see kontseptsioon või see tegu või see asi seal taga on ikka väga suur, kuidas sa saad ettevõttele abiks olla. Ja siit tuleb minu mõte ka sellele ettevõttele, mikroettevõttele, et üks asi on see, mõtle välja, millised need tegevused on, mille sa saaks edasi anda virtuaalassistendile, aga teine asi on see, et sa saad endale kõrvale teise alustava ettevõtja, kes on sulle toeks sinu sammudel, mis iganes sa teed, kes teise ettevõtja vaatepilgust annab sulle soovitusi ja nõu, mida milleski teha. Et ta vaatab sinu tegevust samamoodi kui ettevõtja. Sa saad nagu kolleegi endale. Ja minu meelest saad endale toe virtuaalse assistendina igas oma tegemises. Et minu meelest on see hästi oluline teha selgeks, kõlab nagu rangelt, aga tuua välja, et kui sa enda teenust pakud ja üldse mikroettevõtetele seda teenust tutvustades siin YouTube'is või kust iganes, kuhu me jõuame oma jutuga. Nii väärtuslikud nõuanded ja minu meelest nii huvitav taust sul ja nii huvitavad hobid ja huvialad. Ja mul on nii hea meel, et sa tulid siia seda meie lühikesse laivi avama, ennast tutvustama, sest nagu sa just ütlesid, et virtuaalne assistent tule välja. Jah, väiksemate asjadega, mis teisele tundub võib-olla elementaarne, nagu meil Jaanika on see, kes jumaldab postkastide sorteerimist, see on minu meelest nii hea näide, mõne inimese jaoks on see õuduskuubis, aga sa ei tule selle peale lihtsalt. Paku sellist 1-2 asja teenusena ja sellest võib suur asi välja tulla. Ja mõni võib-olla kardab neid lepinguid, sina oled jällegi juristi kogemusega. Mulle väga meeldib neid noppida. Sa teed võib-olla lennult ja kiiresti need asjad ära, nii et väga väärtuslik koostööpartner ettevõtjatele. Ja ma loodan, et täna siin on ka ettevõtjaid vaatamas või vaatavad meid järgi ja kui keegi nüüd leidis endas selle, et võiks võtta nüüd kätte ja endale selle koostööpartneri leida. Ja kui Kristi tundus see inimene, kes võiks olla õige match sulle, siis võta temaga ühendust. Me paneme kõik lingid siia selle laivi juurde, me paneme lingid ka tema huvialadele, kui sind huvitavad tema muud tegemised, virtuaalne assisteerimine, siis sul on ruumi klientides. Ja mul praegu just on, täna ma plaanin veel 2 kohta kandideerida. Ja mul on hea seda linki nüüd kasutada, et 2 ülipõnevat nagu sellist tööpakkumist on ees, aga mulle tundub, et mul jääb veel aega. Super, ma soovin sulle selles edu ja ma tänan omalt poolt, Kristi, et sa tulid siia kõige esimesena kohe meiega rääkima ja ma tänan kõiki vaatajaid ja loe kindlasti neid kommentaare, Kristi, nüüd pärast siit, sest siin on häid sõnu. Elavad teised virtuaalsed assistendid sulle kaasa ja meie kohtume siin lehel järgmine nädal jälle kell 12 jälle tulen laivi järgmise virtuaalse assistendiga ja järgmisel nädalal kuulete kelleks siis, kes see siis järgmine külaline on.
ja ma tänan omalt poolt ja soovin mõnusat nädala lõppu ja kohtumisteni. aitäh sulle, nägemist. Nägemist.